Töökäsk on kirjandi puhul kõige alus. Kirjuta umbes 400-sõnaline arutlev kirjand, milles analüüsid, kuidas muudab tehnoloogia areng tööturgu ja või õppimisvõimalusi ning mis on selle positiivsed ja negatiivsed küljed. Too näiteid ilukirjandusest ja või ajakirjandusest ja või ühiskonnaelu valdkondadest. Pealkirjasta kirjand. Alati selliste töökäskude puhul, kus on mitu küsimust esitatud. Kuidas ja mis? Tuleb vaadata, kumb töökäskudest on primaarne, sest sa ei saa püstitada kahte põhiprobleemi. Üks kirjand, üks pealkiri, üks põhiprobleem, millele keskendud. Ja igas lõigus siis selle põhiprobleemi alaprobleemi analüüsid. Kindlasti tuleb jälgida nii hindamisel kui kirjutamisel, kas näited on toodud õigest valdkonnast. Selle töökäsu puhul võib näiteid tuua ilukirjandusest ja või ajakirjandusest ja või ühiskonnaelu valdkondadest. Ehk siis näiteks näited filmist või teatrist ei ole siin lubatud. Alati on primaarsem küsimus see, mis eeldab põhjalikumat analüüsi, ehk siis kuidas ja miks küsimused on alati tähtsamad. Selle kirjandi puhul siis tuleb analüüsida, kuidas muudab tehnoloogia areng tööturgu ja või õppimisvõimalusi. Siin saab valida, kas keskendub mõlemale või ainult ühele valdkonnale. Ja neid mõtteid välja tuues siis keskendud selle arengu positiivsetele ja negatiivsetele külgedele niikuinii. Nii et põhiprobleemis seda ei peaks eraldi välja tooma. See oleks liiasus. Vaatame nüüd, kuidas on kirjandi kirjutamisega hakkama saadud. Ütlen ära, et töökäsk sellisel kujul sai antud siis ChatGPT-le ning tema on siis selle kirjandi autor. Kuigi siin on selgelt öeldud, et kirjuta umbes 400-sõnaline arutlev kirjand, siis sõnu kokku lugedes saame 293 sõna. See on napilt üle kriitilise piiri, ehk siis alla 250 sõna kirjandit ei hinnata, see on 0 punkti. Pluss-miinus 50 sõna siia-sinna kõikumine on täiesti normaalne. Et juba sõnade arvu pealt võib öelda, et siit kirjandist väga head tulemust oodata ei tasu. Aga vaatame lähemalt. Alustame alati sellest, et vaatame töökäsku, pealkirja ja põhiprobleemi. Põhiprobleem on siis sõnastatud sissejuhatuse viimases lauses. Tehnoloogia mõju tööturule ja õppimisvõimalustele. Pealkirja analüüsides tuuakse küll välja see valdkond, mida analüüsima hakatakse. Võib-olla see areng oleks võinud kuidagi seal sees olla, aga väga norida pealkirja kallal ei saa. Jääme esialgu pealkirjaga rahule. Sissejuhatuse pikkus on heal kirjandil 3-4 lauset. Siin näeme, et on tegemist 3-lauselise sissejuhatusega. Pikkus iseenesest on sobiv. Vaatame, kuidas see on kirjutatud. Tehnoloogia areng on viimastel aastakümnetel muutnud nii tööturgu kui ka õppimisvõimalusi ulatuslikumalt kui kunagi varem. Digilahendused, automatiseerimine ja tehisintellekt kujundavad ümber nii töö sisu kui ka selle, kuidas inimesed teadmisi omandavad. Kuigi muutused toovad kaasa palju uusi võimalusi, ei saa mööda vaadata ka nendega kaasnevatest riskidest ja probleemidest. Võib öelda, et
AI on sissejuhatuse kirjutamisega väga hästi hakkama saanud. Põhiprobleem on sõnastatud siis probleemväitena, kus on siis välja toodud siis ka see, et tuleb keskenduda nii riskidele kui ka probleemidele. Järgmisena on mõttekas alati vaadata, kuhu siis kirjutaja on tahtnud oma tööga jõuda, ehk kas ta selle põhiprobleemi tõestas. Sest lugedes sissejuhatust ja kokkuvõtet peaksime ilma sisuga põhjalikumalt tutvumata saama aimu, mida siis üritatakse tõestada. Ja liikudes nüüd kokkuvõttesse, siis kokkuvõtte pikkus peaks olema võrdne sissejuhatusega ehk 3-4 lauset. Pikkus on kohe näha 3 lauset ja võib öelda, et sellega võib rahule jääda. Mis aga stiililiselt kohe silma jääb tüüpiline viga ka õpilastöödes, on siis kokkuvõtte alustamine sõnadega kokkuvõtteks võib öelda. Selle me tõmbame rahulikult maha, sellepärast et see on oma tegevuse kommenteerimine. Väljendib mina arvan, kokkuvõtteks võib öelda, selles kirjandis kirjutan või veel mingisugused väljendib, mis ei ole seotud otseselt teema arendamisega, vaid pigem kirjutaja enda kommentaariga lugeda siis stiilt halvaks peaks. Nii, ja kuidas seda lahendada, siis kõige lihtsam ongi, mida ma olen ka õpilastele soovitanud, et kui sa teistmoodi seda mõtet kokkuvõttes ei oska alustada, no eks sa siis pane mustandisse kirja, see kokkuvõtteks võib öelda, aga puhtandis seda kirjuta, alusta lauset siit, kus mõte algab, mida sa siis öelda tahad. Tehnoloogia areng on loonud nii uusi võimalusi kui ka väljakutseid. Ühest küljest parandab see töö efektiivsust ja laiendab õppimisvõimalusi, teisest küljest nõuab pidevat kohanemist ning tekitab sotsiaalseid ja eetilisi küsimusi. Seetõttu on oluline, et ühiskond leiaks tasakaalu tehnoloogilise arengu ja inimlike väärtuste säilitamise vahel. Nii, kokkuvõte teeb üldistuse. Hiljem saame siis ka teada, kas see on tõesti üldistus või ta kordab iga lõigus lõpus olevaid järeldusi, aga praegu on meil siis teada suund, kuhu tahab kirjutaja jõuda. Ja see on nüüd selline stiililine viga, see kokkuvõtteks võib öelda, grammatikavigu ta siin ei ole teinud. Läheme nüüd tagasi, vaatame sisu. Sisu peaks olema vähemalt 3 sisulõiku, mille pikkus peaks enam-vähem võrdne olema. Et kui nüüd sissejuhatus ja kokkuvõte on 3-4 lauset, siis see peaks olema kas 1/3 umbes siis sisulõigust, nii et selle võrra võiksid siis sisulõigud pikemad olla. No praegu jääb kohe visuaalselt siia silma, et sisulõigud ei ole piisavalt pikad. Nad on küll enam-vähem võrdse pikkusega, 3. lõik tundub eriti lühike, aga ikkagi mitte piisavalt sisukad. Üks sisulõik algab alati probleemväitega, mida tõestama hakatakse. Ja hea teeslause on siis väideldav, ehk sellele on võimalik luua väitlussituatsioonis nii poolt kui ka vastuargumente. Esimene sisulõik algab siis lausega. Üheks olulisemaks muutuseks tööturul on rutiinsete tööde automatiseerimine. Nii, see on nüüd probleem. Samas on kohe oht olemas, et kui ma hakkan nüüd seda argumenti looma, siis pigem see kõlab väitena, millele vastu väidelda on üsna mõttetu, sellepärast, et tõesti see on fakt, et tööde automatiseerimine vähendaks siis tööturul rutiinseid töid. Vaatame, kas ta jõuab arutlusteni
või jääb kogu lõik jutustavaks. Tavaliselt ongi oht, et kui ikka selget probleemi eeslauses esitatud ei ole, siis kiputaksegi jutustama ümber olukorda. Nii, kuidas ta selgitab seda väidet? Paljud lihtsamad ja korduvad ülesanded on asendatud masinate või tarkvaraga, mis võimaldab ettevõtetel tõsta efektiivsust ja vähendada kulusid. Näiteks tööstuses teevad robotid tööd, mida varem tegid inimesed ning teenindussektoris kasutatakse üha enam iseteeninduskassasid. Samas loob tehnoloogia ka uusi töökohti, eelkõige IT-valdkonnas ja loovtöös. No, loovtöös tekib kohe küsimus, mida ta sellega mõtleb. See tähendab, et töötajatel tuleb pidevalt oma oskusi täiendada. Ajakirjanduses on sageli käsitletud teemat, kuidas elukestev õpe on muutunud vältimatuks, sest üks amet ei pruugi enam kogu elu jooksul püsima jääda. No nüüd oleks tarvis, et ta jõuaks päris näite ja järelduseni. See, mida ta siin näiteks nimetab, on pigem selgitus. Ta toob näiteks mingisuguse situatsiooni või väga-väga üldise sellise olukorra, mis ei ole piisavalt faktipõhine, konkreetne, mingi lugu või muu tõestusmaterjal, millest saaks järelduse välja kasvatada. Nii et siin võib öelda, et tegelikult on tal pool lõigust puudu ja nii nagu ma alguses kahtlustasin, et see teeslause jääb jutustavaks ja soosib jutustamist ja selles lõigus tegelikult arutlust välja ei kasva. Sest järelduses peaks siis olema näitest tehtud selline järeldus, kus siis öeldakse, mida selle näitega tõestati ja tuuakse siis välja see, mida siis selle teadmisega peale hakata, et kuidas me saame seda teadmist enda kasuks ära kasutada. Nii, lähme edasi, teine sisulõik. Tehnoloogia on märkimisväärselt muutnud ka õppimisvõimalusi. Nii, jah, ta on seda teinud. Aga probleem ei ole piisavalt konkreetne. Vaatame, kas ta selgitustega saab selle konkreetsemaks viia. Jällegi oht sellise teesi puhul, mis ei ole väideldav või mis ei ole probleem, on see, et hakatakse kirjeldama, kuidas siis olukord on muutunud ja jutustataksegi lihtsalt, mitte ei arutleta ega analüüsita probleemi. Veebipõhised kursused, digitaalsed õpikeskkonnad ja tehisintellektil põhinevad õppevahendid võimaldavad õppida paindlikumalt kui kunagi varem. Näiteks saavad inimesed osaleda rahvusvahelistel kursustel kodust lahkumata. See suurendab hariduse kättesaadavust ja loob võrdsust, eriti neile, kellel pole võimalik traditsioonilises õppevormis osaleda. Samas võib liigne sõltuvus tehnoloogiast vähendada otsest suhtlust ja kriitilise mõtlemise arengut. Nii, jälle sama viga. See näide ei ole tegelikult näide. See ei ole mingi konkreetne lugu või fakt, mis aitaks järeldust tõestada. Ja ka see lõik jääb poolikuks. Ta jutustab. Eesti keele on AI nii palju selgeks saanud, et otseselt kirjavigu ei ole. Üsna ladusalt ka neid lauseid oskab moodustada, aga kirjandistruktuur on ikkagi tal omandamata. Ainus, millega ta siis väga hästi hakkama on seni saanud, on sissejuhatus ja kokkuvõte. Nii, vaatame seda viimast lõiku. Siin jääb silma see, et lõpuks ometi tuleb meil siis näide. Ta nimetab konkreetset romaani, Orwelli 1984, aga vaatame, mis on siis tees. Ilukirjanduses on tehnoloogia mõju käsitletud sageli hoiatavas võtmes. Nii on käsitletud, aga mis on siin siis probleem? Mis on tegelik probleem, mida siis käsitletakse? Et siin tuleks siis
välja tuua see, et ilukirjanduse abil saab hoiatada tehnoloogia nii-öelda negatiivsest mõjust ühiskonnale, mille tulemusena siis võimendub ulatuslik järelevalve ja kontroll. Et see oleks nagu see mõte pidanud olema, mis teesis väljendatakse. Nii, ja läheb siis edasi näitega. Mainib siis Orwelli teost, mis kujutab ühiskonda, kus tehnoloogia võimaldab ulatuslikku järelevalvet ja kontrolli. Kuigi teos ei käsitle otseselt tööturgu, toob see esile tehnoloogia võimaliku negatiivse mõju inimvabadusele. Ka tänapäeva ühiskonnas on arutletud selle üle, kuidas andmete kogumine ja automatiseeritud otsused võivad mõjutada inimeste töövõimalusi ja privaatsust. Nii, aga kuidas siis? Siin on nüüd näide selle kohta, kuidas teose nimetamisest jääb väheks. Nagu ma ütlesin, kuna ei ole head teesi, siis ei ole ka head lahendust pakkuda. Ja see näide, mida siin oleks võinud kasutada, olekski siis pidanud illustreerima seda, kuidas siis see automatiseeritud otsuste ja andmete kogumine mõjutab inimeste töövõimalusi ja privaatsust. Aga samas siin ta natukene ka töökäsust kaugeneb. Nii et kui nüüd seda kirjandit hindama hakata, siis sisu jääb üldiselt jutustavaks. Ta mainib küll ühte romaani, mida saaksin tõesti ka ära kasutada, aga sellise jutustava sisu eest 25 punktist üle 5 punkti ei saa. Õigekirjaga ei olnud tal hullu, saab maksimumi. Stiil on ikkagi selles mõttes nüüd natukene ebasobiv arutleva kirjandi jaoks, et ta jääb jutustavaks. Kasutab siis selliseid väljendid nagu kokkuvõtteks ma ütlen. Ja näited ei ole näite rollis. See loovtöö, siin tekib küsimus, mida ta siin täpselt silmas peab. Kas koolis tehtav loovtöö või inimeselt loovust nõudev töö, looming. Et see on natukene segane. Nii et stiili eest paneksin talle, kaalun isegi natuke 6 ja 8 vahel, aga oleme siis leebed, anname talle 8. Nii, aga vorm. Vormi puhul on siis kõige suuremad puudujäägid lõikudes. Ei ole korralikke teese, ei ole tõestust, ei ole järeldusi. Rahule võib jääda sissejuhatuse kokkuvõtte ja pealkirjaga, ehk siis me saame vormi eest anda talle 2 punkti 5. Ja me saame kokku siis 35 punkti 60, mis on siis selline tubli koolipoisi 3, ei enamat. Nii, ja järgmise eksperimendina annan ma siis AI-le selle parandatud kirjandi tagasi koos punktidega, toon välja tema põhilised vead ja palun tal esitada mulle korrektse teksti. Vaatame, kuidas ta parandustega toime tuleb.